Ma loodan, et teil on olnud ilus päev ja te kõigil on üks huvi ja need on edasi õpingud. Ja sellepärast olen täna siin mina, et teile tutvustada terviseteaduse magistriõpet Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Minu nimi on Kristi Rannus, ma olen õenduse professor ja selle õppekava juht õenduse õppetoolis. Ja ma püüan teile anda lühikese ülevaate sellest, miks terviseteaduse magistriõppesse õppima tulla, kuidas siin õpitakse ja käime üle ka olulised tähtajad ja kuupäevad. Kõigepealt miks? Sellepärast, et terviseteaduse magistriõpe on kutsutud ellu tööandjate ja meie vilistlaste soovil, et anda eriõe pädevus Eestis. Ja kes on eriõde? Eriõde on õde, kes on läbinud õe erialase koolituse, õppekava või terviseteaduse magistriõppekava ühel õendusabi erialal. Ehk siis mitte igasugune magistriharidus ei anna teile eriõe tiitlit, vaid te peate olema läbinud selle magistriõppe mingil kindlal erialal. Ja sellel erialal omandanud siis ka tavalisest õest suurema kliinilise pädevuse ja otsustusoskuse, samuti valmisoleku töötada nii iseseisvalt kui ka interdistsiplinaarses meeskonnas ja väga oluline, et te olete võimelised eest vedama uurimis- ja arendustööd oma kutsealal ja oma erialal, aga ka tervishoius laiemalt. Ja sellest lähtuvalt on ka meie eriõe õppekava eesmärk luua võimalused teile teadmiste süvendamiseks terviseteaduses, valmisolekuks iseseisvalt ja interdistsiplinaarses koostöös tegutseda ning teha uurimis- ja arendustööd, aga ka jätkata õpinguid mis tahes doktoriõppes sarnases valdkonnas. Ja ütlen kohe ära, et õppekava õppekava sisuga saate te tutvuda iseseisvalt, kui te lähete Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kodulehele, siis seal jooksevad üleval tavaliselt juba 2 bännerit, üks nendest on magistriõppe bänner ja sinna klikates siis on võimalik tutvuda õppekavaga, mis on kogu aeg arendatud, kaasajastatud, akrediteeritud rahvusvaheliselt ja siis pidevas, siis ütleme niimoodi uuenduses koos praktikaga. Ja sellepärast, et eriõed on üha suurema võtmetähtsusega just, et parandada õigeaegse ravi kättesaadavust kõige kiiremini ja kohalikul tasandil ning tagada see kvaliteet ja innovatsioon ja arendused tervishoiusüsteemides nii Euroopas kui ka kogu maailmas. Eriõe kõige olulisem ja kõige intensiivsem roll on seotud kliinilise praktikaga. Ja see hõlmab just patsientide, perekondade, konkreetsete patsiendirühmade, kogukondade või elanikkonna otsest ja kaudset hooldust. Põhjalike teadmistega hoiab end eriõde kursis ka ravi ja tehnoloogia arengu valdkonnas ja spetsialiseerub siis just nimelt keerukamate terviseprobleemidega elanikkonnale õendusele, kas siis akuutravi või pikaajalise hoolduse või esmatasandi
arstiabi valdkonnas. Tänapäeval vajab meie ühiskond eriõdesid, kes keskenduksid just krooniliste haiguste ennetamisele ja nende jälgimisele ja toetamisele ning nõustamisele ja kindlasti siis just nimelt sobivad eriõed kõige paremini siis juhtima neid protsesse patsiendi teekonnal tervikult. Aga ka eriõel on väga tähtis roll just nimelt, nagu ma ütlesin, arendada ja uuendada õendust ning kogu tervishoiusüsteemi. See hõlmab siis nii tervisemeeskonna koolitamist, tõenduspõhise praktika uurimist ja edendamist, innovatsiooni ja tervishoiu arendamise juhtimist organisatsioonis kui ka õe elukutse ja eriala arendamist ja seda kõike ma luban teile, see magistriõpe ka pakub ning annab teile ka siis sellise kestliku teadmise ja oskuse ka edaspidi selles valdkonnas tööd teha. Kuidas ma seda tean, sest et meie esimesest lennust saadik olen ma jälginud seda, millega eriõe tudengid oma tööl tegelikult rinda pistavad. Ja selle järgi on tegelikult tulnud välja, et eriõdedel on väga erinevad rollid ja aastate lõikes on need rollid töökohal ka muutunud. Ja kui me näeme, siis näiteks selline roll nagu parandaja praktik on üliõpilaste seas aasta-aastalt vähenenud. Alustades siis 2019 aastal 19 üliõpilasega ja lõpetades siis 2023 aastal 1 üliõpilasega. Et need, kes lihtsalt teevad oma igapäevatööd ja tunnevad, et midagi ei muutu, kui nad ise ära ei paranda, neid on vähemaks jäänud, aga on juurde tulnud siis võrreldes varasemate aastaga rohkem võitlejaid ja patsientide ja õdede õiguste kaitsjaid ning võrreldes 2021. aastaga 2 või 3 korda rohkem pidevalt arengus abiandjaid ning arendajaid ja eestvedajaid. Nemad on need, keda me tegelikult kõige rohkem vajame ja just nimelt eriõdedes seas, sellepärast, et see teebki temast eriõe, et ta ise täiendab ennast pidevalt, ta on kliiniliselt kompetentne, ta jätkab abiandja rolli ja ta võtab sellele lisaks vastutuse siis ka arendada ja edasi viia oma eriala. Ja sellele tuginedes võime järeldada, et eriõeks õppivad magistrandid on täna juba kogenud ja keskendunud õenduse kliinilise spetsialistina just nimelt kliinilisele praktikale ja tõenduspõhisele tegevusele. Samal ajal on nad tegelikult omandanud ja rakendanud ka kõiki teisi eriõe baaspädevusi. Ja selline iseloomustus ühtib tegelikult ka eriõenduse rahvusvaheliste soovitustega ja loomulikult ka siis Eestis 2020. aastal vastu võetud eriõe definitsiooni ja miinimumpädevuste kirjeldusega. Mida veel uurimistöö käigus täheldasin, on see, et üliõpilaste poolt kirjeldatud rollides toimunud muutused annavad alust arvata, et just see COVID-pandeemia aeg ja samal ajal eriõenduse arendamine nii asutuse kui ka eriti riigi tasandil on viimase 4 aasta jooksul oluliselt suurendanud ka üliõpilaste võimet töötada meeskonnas ja seda juhtida ning suurendanud nende julgust seista patsientide ja õdede õiguste eest. Mis on ainult hea kuulda ja kui te soovite rohkem lugeda, millega meie eriõenduse tudengid on siis tegelenud arenduses, siis siin on ka artikli vihje.
Aga kindlasti huvitab teid ka see, kui palju on õppekohti, kui palju on õppijaid, kui palju on konkurss ja kui palju juba on meie kõrgkoolis lõpetanud eriõdesid, siis numbrid räägivad iseenda eest. Magistriõppekohti esimestel aastatel avasime 60, kuid nüüd oleme jäänud stabiilselt 40 riigieelarvelise koha juurde. Ja vastu võetud erialadest on näha siin on numbrid jagunenud osakaal väga erinevalt. Ja põhjus on väga lihtne. Kõik üliõpilase kandidaadid kandideerivad ühes pingereas. See tähendab seda, et kui te valite omale eriala, näiteks intensiivõenduse eriala, aga te ei osutu 40 tugevama kandidaadi sisse, siis intensiivõenduse erialal see tudeng alustada ei saa. Ja sellepärast on meil ka paaril aastal olnud siin selline seis, kus ei ole olnud pingereas piisavalt terviseõenduse eriala esindajaid või intensiivõenduse eriala esindajaid. Ja samas jällegi selle võrra on saanud siis võtta mõnele erialale rohkem üliõpilasi. Konkurss kohtadele on väga erinev ja just sellepärast, et ilmselt erinevad sotsiaalsed mõjutused või ka eriõenduse populaarsuse kasv ja mis me siin salgame, ka suurenenud vajadus eriõdede järgi tegelikult on tõstnud ka konkursi kohtade arvu. Näiteks eelmine aasta siis oli vastuvõtul selleks 3,5 ühele kohale. Lõpetanuid on tänaseks juba kokku 194, ehk siis juba täna töötab tervishoius, aga ka erinevates ametnike positsioonidel ja ka siis koolides eriõdesid, meie magistreid. Seda, milliseks kujuneb see konkurss sellel aastal, otsustate teie. Kuidas siis õppekava välja näeb? Kõigepealt koosneb siis õppekava 90 ainepunktist ja õppeaeg on 1,5 aastat. See on intensiivne aeg ja niimoodi on võimalik ka nominaalajaga lõpetada, nagu te näete seniste vilistlaste pealt. Kindlasti on võimalik ka erinevateks õppepuhkusteks, on võimalik teha individuaalne õppeplaan ja pikendada neid õpinguid, kuid nendest juba räägime sisse saades, millised on need võimalused. Me tõesti saame pakkuda kõigile seda individuaalset lähenemist. Aga see 90 ainepunkti on sisustatud siis niimoodi, et ligi poole sellest moodustavad erialaained. Nagu te näete siin vasakul, eriala moodul, teil on võimalik siis Eesti riigis valida 4 eriala vahel, mis on määrusega paika pandud, et on kliiniline õendus, kus alla kuuluvad kõik võimalikud sisekirurgia, kõik kroonilised teemad ja intensiivõendus, terviseõendus ja vaimse terviseõendus. Nüüd sellest eriala moodulist 15 ainepunkti moodustab praktika ja praktikaid on kokku 2. Kutseala arendamine ja kvaliteedi juhtimine on teine suurem moodul ja see on see, millega antakse teile siis tõepoolest selline
juhtimise, meeskonnatööoskus, aga ka projekti eestvedamise ja elluviimise kogemus. Projektid on siis arenduslikul eesmärgil kirjutatud uurimuslikud tööd, magistritööd ja magistritööks eraldi on ette nähtud 15 ainepunkti õppekavas. Ja meil on kutseala arendamise ja kvaliteedijuhtimise moodulis uuest aastast ka üks aine inglisekeelne ja just sellepärast, et suurendada sellist rahvusvahelise õpikogemuse ja julgustada teid rohkem rääkima ja väljendama inglise keeles oma erialaseid teadmisi ja kogemusi ning olema võimeline arutlema sellel teemal ka rahvusvaheliselt. Niisamuti on meil valikaine võõrkeeles ja need valikuid saab teha nii meie poolt pakutud ainetest seast kui ka ise otsida näiteks. Kui te olete leidnud mõne endale huvipärase kursuse, mis sobib magistritasemele ja on tema õpiväljundid ja õpieesmärk täidab magistriõppe eesmärki, siis me saame seda arvestada. Nüüd, nagu ma ütlesin, õppetöö siis nii eesti kui inglise keeles ja ligi 75% magistriõpingutest on iseseisev õpe, ehk siis auditoorne töö on küll intensiivne, aga samamoodi tuleb ära planeerida ka see aeg, millal te ei ole auditooriumis, sest siis tuleb teha iseseisvalt tööd. Kontaktõpe ehk siis auditoorne õpe toimub meil üle nädalati, neljapäev, reede, laupäev. Ja on mõned erisused ka, kus kohas lihtsalt õppesessioon ei tule välja. Need õppesessiooni ajad on juba täna leitavad Tervishoiu Kõrgkooli kodulehelt, akadeemilise kalendri juurest, aga kindlasti ka magistriõppe lingi kaudu liikudes leiate te need ülesse, et juba planeerida näiteks oma sügist. Meil on kõikidel ainetel olemas e-tugi, kindlasti olete te kursis Moodle'i keskkonnaga, kui ei ole, siis me õpetame, saate kiiresti selle selgeks. Aga väga palju kasutame ka Zoomi, milles te praegugi viibite, just sellepärast, et see võimaldab rohkematele inimestele edastada kaugemale seda teavet ja kindlasti on siis ka salvestamise võimalus. Siiski pean teid hoiatama, et me oleme tulnud COVID-i ajast välja ja oleme liikunud üha enam klassiruumi, kui see võimalik on. Alati isegi ei ole, aga me oleme kõik eksamid ja lõputöö, seminarid ja isegi kaitsmise toonud nüüd edaspidi taas füüsiliselt klassiruumi. Seda mitmel põhjusel, lihtsalt inimestega tuleb siiski silmast silma kohtuda, et neid tundma õppida. Ja teine asi näiteks lõpetamiste puhul, et see on ikkagi nii pidulik akadeemiline sündmus, et kuidagi on väga hea seda uuesti klassiruumi tuua. Nii, ja nagu ma ütlesin, magistriõppes, kui me võtame vastu 40 üliõpilast korraga, siis meil on võimalik kõikidele pakkuda individuaalset nõustamist ja selleks olen mina, on moodulijuhid ja on õppeosakonnas vastavad õppekorralduse spetsialistid. Meil on ka õpirände võimalused, mida on ka kasutatud. Ka nendest saab koolis olles rohkem teada. Märksõna siin on see, et tuleb ise olla aktiivne ja mõelda, kas on selliseid õpiväljundeid või praktikat näiteks, mida ma saaksin teha mõnes teises riigis ja siis vaadata, kas seal riigis on kõigepealt siis magistritasemel õpetust pakkuv asutus,
kes siis oleks valmis teid praktikale võtma. Ja õppekava on ära jagatud siis 3 semestriks, nagu ma ütlesin, 1,5 aastat ja üks semester peaks siis katma 30 ainepunkti. Esimene semester kohe sügisest on keskendunud erialaainetele, ehk siis siin on erialagrupid eraldi tundides. Näiteks sellist asja ei ole kahjuks tunniplaani tõttu võimalik tagada, et ma olen kliinilises õenduses, aga tahaks väga kuulata ka intensiivõenduse, näiteks simulatsioonõppetunde vaadata ja osaleda seal simulatsioonides, siis kahjuks see võimalik ei ole. Ja väga lihtsal põhjusel, kuna te käite koolis tegelikult üle nädalat ja ainult 3 päeva, siis lihtsalt tunniplaani ei ole võimalik paisutada nii suureks, et käiksite erinevatel aegadel koolis. Ja lisaks siis erialaainetele on väga tugevalt sisse toodud teile lausa 10 ainepunkti ulatuses teadusmetodoloogia. Selle aine mõte on selles, et äratada üles need vanad oskused, mis teil on uurimismetoodikast ja samas õppida just nimelt neid rakendama läbi kodutööde, et olla valmis magistritööks, et me oleme tõesti suurendanud järk-järgult seda teadusmetodoloogia ainemahtu selleks, et anda neid praktilisi oskusi, mida kahjuks kipub väheks jääma, sest et paljud on lõpetanud ka kõrgkooli nii, et nad ei ole näiteks empiirilist uurimistööd üldse teinud. Ja selleks siis selline ettevalmistav aine. Teisel semestril on suurema osakaaluga siis kutseala arendamise ja kvaliteedijuhtimise moodul. Seal te tegelete oma arendusprojektidega ja tuleb juurde kliiniline farmakoloogia 5 ainepunkti, mis on väga oluline selleks, et just selle aine läbimine, kui te olete lõpetanud magistriõppe, annab teile piiratud retsepti kirjutamise õiguse. See on Ravimiameti poolt niimoodi kontrollitud, et ainult need inimesed, kes on siis sellise kvaliteetse kliinilise farmakoloogia kursuse just 5 ainepunkti mahus läbinud, saavad selle õiguse, nii et tasub pingutada. Praegused magistrandid selle ainega väga vaevlevad, see ei ole lihtne aine, aga me saame aru, et tegelikult see on väga oluline. Ja teisel semestril ehk siis nüüd kevadel on ka üks, ütleks siis nagu väga populaarne praktika meil, on eriõe praktika. See on see, kus kohas siis ka need, kes ei ole veel teinud iseseisvaid vastuvõtte, saavad siis seda vaadelda osalusvaatlusega või ka mõnedel erialadel ise siis katsetada, kuidas on patsiente nõustada, kuidas neid vastu võtta ja kuidas vastuvõttu läbi viia. Nüüd jääb üle 3. semester, kuhu siis meie praegused magistrandid siirduvad sügisel, kus siis on jäänud õenduspersonali arendamise praktika ja see on lahendatud niimoodi, et meie magistrandid õpetavad siis eriala oma nii-öelda endale südamelähedasel erialal mingeid teadmisi või oskusi põhiõppe õendustudengitele, aga on olnud ka ämmaemanduse tudengitele õpet. Ehk siis nad teevad suurt koostööd meie tervishoiukõrgkooli õppejõududega, leiavad sealt endale sobiva teema, mida käsitleda. Ja siis nende kogenud õppejõudude käe all nad siis saavad ka
vastava õpetuse ja kogemuse, õpetamise kogemuse. Paljud on öelnud alguses, et nad ei saa aru, miks neil seda vaja on, aga pärast on öelnud, et nüüd nad nagu tahavadki võib-olla õpetama tulla ja mis seal salata, meie oleme väga huvitatud eriala, just nimelt eriala teadmiste õppejõududest. Ja nagu ma ütlesin, siis siin on ka 5 ainepunktine valikaine, inglisekeelne ja kõige suurem maht läheb siis siin magistritöö kirjutamisele ja magistritöö siis koosneb arendusprojektist, kus te siis viite ellu mingi idee, arendate, testite, mõõdate selle tulemusi, uurimismetoodikat kasutades ja kaitsete siis selle magistritöö suuliselt. Ja kuidas siis see asi välja näeb? Kõigepealt te juba sisseastumisel koostate lühikese ideekavandi, kus juba mõlgutate mõtteid mingi arendamist vajava probleemile lahenduse leidmisega. Nüüd selle ideekavandiga tulete te sisse, saate sisse, siis erialaainetes juhtub 2 asja. Esiteks saate te juurde erialaseid teadmisi ja teiseks võib ka juhtuda nii, et te õpite seda probleemi nägema hoopis teisest vaatenurgast ja võib juhtuda ka, et idee muutub. See on loomulik protsess, kui tuleb juurde teadmisi ja te näete, et vot niimoodi ikkagi asja uurida ei saa või võiks hoopis teistsugust probleemi lahendada, siis siin on võimalik veel nii-öelda täiskäigul ümber mõelda. Teoreetilised lähtekohad ja uuringudisain arendusprojektiks peavad olema valmis esimese semestri lõpuks, ehk siis teadusmetodoloogia aine kodutööde raames saate te siis otsida kõigepealt tõenduspõhist kirjandust juurde selle oma ideekavandile, et näha, kuidas mujal maailmas on seda probleemi lahendatud, milliseid mõõdikuid või koguni äkki tööriistasid, vahendeid on olemas selleks, et seda ka Eestis katsetada ja mõtlete selle peale, millist uurimistööd mul oleks vaja läbi viia, et siis nii-öelda veenduda enne ja pärast sekkumist, et minu pakutud idee lahendus on tõhus või siis ei ole tõhus. Ka see on oluline teaduslik teave, kui me saame teada, et midagi ei tööta praktikas. Näiteks midagi, mida on mujal maailmas kogu aeg tehtud, aga nüüd selgub, et vot Eestis ei tööta. Ka see on väga oluline teave. Ja nüüd, nagu ma ütlesin, siis sügissemestri lõpuks on teil olemas sellele samale ideekavandile lisatud uuringudisain. Kuidas ma hakkan seda arendusprojekti uurimistöö osa läbi viima? Ja kvaliteedi ja kutseala arendamise ja kvaliteedi juhtimise moodulis on kodutööd üles ehitatud niimoodi, et te tegeletegi selle omaenda arendusprojekti ideest saanud dokumendiga edasi kogu aeg. Siin tuleb siis hinnata juba seda kvaliteeti, teha kindlaks arendusvajadused, seda kutsutakse organisatsiooni diagnostikaks ja te leiate siis kõige paremad meetmed, meetodid, teooriad või mis iganes teoreetilised raamistikud, mis on siis varasematel uurimistöödel välja tulnud, et võiksid aidata seda arendusplaani ellu viia. Ja viimasel semestril siis ongi tavaliselt kõige suurem aur juba suvel läheb siis arendusprojekti juhtimisele, selle sekkumise elluviimisele. Ütleme siis nii, et juunikuuks on projekt sellises seisus, et mille kohta öeldakse, et hea planeerimine on juba pool võitu, ehk siis
tavaliselt suvel viiaksegi seda sekkumist ellu, mis on näiteks mingi arendus, mingi koolitus, mingi juhendi väljatöötamine, selle testimine, siis selleks on teil siis aega suvi ja sügis, et siis ka jõuaks analüüsida seda ja vormistada magistritööna. Nüüd veel kord rõhutan, väga oluline on, et see idee, millega te astute sisse, oleks realistlik, et ta on teostatav, et te jõuaksite magistriõpingute jooksul ka seda ellu viima hakata. Võimalik, et paljud suuremad, jätkusuutlikumad arendusprojektid nõuavad rohkem aega ja seda tuleb võtta ka peale kaitsmist, et seda näiteks selle arendusprojekti mõju hinnata, aga meie ei lepi magistri tasemel ainult idee kavandiga või ainult selle projekti plaaniga, vaid me tahame näha, et inimesed ka reaalselt oma kollektiivis, oma grupis on seda ka püüdnud rakendada. Ehk siis meil on väga praktiline magistritöö, sest me oleme rakendusteadus asutus ja kõik see teave peab teenima praktikat, milles te iga päev töötate. Ja selle kohta ütleb üks meie magistrant väga hästi, et teda motiveerisid need inimesed, kellega koos ta õppis ning need aitasid teda igakülgselt tunda huvi siis oma eriala vastu ja väga oluline on see, et rühmakaaslased jagavad teistes haiglates ja osakondades omandatud teadmisi ja et õppejõud on oma ala parimad spetsialistid, paljud neist on ka praktikas tegutsevad, aktiivsed spetsialistid ka sellel erialal, mida nad õpetavad. Ja võib küll öelda, et me oleme pühendunud sellele magistriõppele ja kindlasti on sellel õppekaval üheks märksõnaks koostöö, mis sõltub väga palju sellest, milliseid kogemusi teie jagate, kes sellele kursusele tulevad ja kui palju olete te avatud teiste kogemustest õppima. See on nagu väga oluline, et ma ei tee seda tööd üksi, ma suhtlen inimestega ja ma olen kogu aeg avatud sellel erialal. Aga üks teine vilistlane meil tänaseks vilistlane on andnud ka intervjuu, mis on ka kodulehel kättesaadav, kust ma tooksin välja mõned märksõnad selle õppekava raames, millele ma palun teil kindlasti mõelda. Need, kes mõtlevad siis terviseteaduse magistriõppe peale, peaksid esmalt enda jaoks selgeks mõtlema 2 teemat. Esiteks, kas mul on piisavalt aega? Sest aega on igas päevas täpselt sama hulk. Seda ei tule kuskilt juurde. Aga ma pean selle aja sisse mahutama oma töö, oma pere, oma õpingud. Ja see tähendab seda, et sageli tuleb selleks, et need õpingud sinna mahuks, loobuda näiteks oma hobidest 1,5 aastaks ehk siis õpingute ajaks või öelda sõbrannadele, et ma ei saa nüüd 1,5 aastat, mind ei ole olemas. Teie jaoks ma pean leidma kuskilt selle aja, sest kindlasti peab ööpäeva sisse jääma aeg ka puhkuseks. Ja teine küsimus, kas mul on piisavalt aega, tähendab, kas mul on piisavalt motivatsiooni. Kõiki, kes tulevad õppima, nagu ma ütlesin, see on intensiivne periood, tabab mingil hetkel väsimus.
Sageli me oleme seda tähele pannud just kevadsemestriks. Kas see on nüüd seotud ka talveväsimusega või sellega, et see esimene suur õhin õppima asumisel on veidi maha kulunud ja tekib selline võib-olla trots sellest, et ma pean nii palju tegema ja ma ei saa teistega koos minna välja kuhugi pidutsema. See tähendab seda, et teil peab olema see teadmine, miks te seda teete, miks te tulete õppima, miks te tahate seda lõpetada ja tegema endale väga hästi selgeks, mis on see, mis teid motiveerib seda tegema. Ja väga oluline, mida on vilistlased meil korduvalt rõhutanud, et inglise keele oskus peab olema ikkagi piisav. Siin on ka Kersti Urpala öelnud, et päris mitmed minu kursuse kaaslased olid hädas ingliskeelsete õppematerjalidega ja see on tõesti huvitav, et seda on nagu küsitud. Ma näen, et ka chatis on olnud küsimus, et mis keeltes võib läbida valikaine, siis valikaine keel on ikkagi inglise keel. Ja võõrkeele all mõtleme me siis inglise keelt. Ja meil on õppematerjal on väga suures osas inglisekeelne ja tegelikult see diagonaalis lugemise oskus või funktsionaalse lugemise oskus inglise keeles on vaja siin arendada välja, sest seda, et keegi teile tõlgiks neid asju, seda lihtsalt ei ole mõistlik teha. Esiteks niimoodi jääb oluline teave teinekord artiklist üldse aru saamata ja teiseks on see väga kulukas. Ja meil on ka päris palju ingliskeelseid õppejõude, külalisõppejõude. Meil on professor Tiikon Veerjoog. Meil on Pirko Roodasalu, Attila Löörits annab inglise keeles ja Kurt Kassan räägib inglise keeles, et kuigi nende emakeeled ei ole ka inglise keel, et meie suhtluskeeleks on inglise keel. Ja lisaks veel on nendes ingliskeelsetes õppeainetes loodudki selline keskkond, kus kohas te kohtute. Praegu küll on kokkulepe just Soome magistrantidega ehk siis, et nendega samamoodi selleks, et arutleda gruppides koos, on tarvis inglise keelt, et see on meie ühine keel. Ja kindlasti siis on siin rõhutatud ka seda, et kas ma suudan leida tasakaalu töö, pere ja õpingute vahel ning pange tähele, vajadusel mõnikord õpingud ka esimesele kohale tõsta. Ehk siis tõepoolest, kui keegi võtab vastu sellise kohustuse õppida, siis see tähendab tõesti seda, et see on kahepoolne leping, meie anname teile võimalused õppida, aga teil tuleb võtta see vastutus õppida. Küsimus on keskmise hinde kohta. Räägin pärast. Nii. Ja mida siis tarvis on? Sisseasumisavaldus, SAISis, õe või ämmaemanda rakenduskõrghariduse diplom või sellele vastava kvalifikatsiooni olemasolu tõendav dokument ja isikutunnistus. Nüüd lisaks siis on vaja teha üks kodutöö, ideekavand arendustööks tervise ja heaolu valdkonnas. Ning kui te olete peale õe või ämmaemanda diplomi saamist nime vahetanud, siis oleks tarvis ka nime muutmist tõendavat dokumenti, et me saaks veenduda, et see on teie diplom. Ja kui see diplom on omandatud mujal kui Eestis, siis on tarvis ka tunnistust eesti keele oskuse kohta, vähemalt B2 tasemel. Aga see küsimus, kuidas arvestatakse lõputunnistuse keskmine hinne, see on mingisugune teisendamise skooridega,
aga üldiselt ma näitan kohe, ta ei mängi nii suurt rolli, aga kuna meil on sissesaamisel olnud teinekord ka tähendab, ongi oluline on isegi 2 kohta peale koma selles punkti arvestuse süsteemis, siis ma näitan teile, et näete, see lõputunnistuse keskmine hinne on kaalutud keskmine hinne rakenduskõrghariduse akadeemilisel õiendil ja see kaalutud keskmise hinne teisendatakse siis punktideks, nii et maksimaalselt kokku 50 punktist maksimum 5 annab see. Ja kui te näete, siis suurem osakaal on siis ID-kavandil. ID-kavandi maksimumpunktid on 25 punkti ja vestlus on 20 punkti. Ehk siis kõige suurema osakaaluga ja läbimõeldud võiks olla ID-kavand. Nüüd vestluseks loomulikult tuleb valmistuda, aga see on ka see koht, kus kohas tegelikult me püüamegi aru saada koha peal, et kõigist sellest, et kui õpimotiveeritud te olete ja kui hästi te oskate analüüsida ja kui valmis te olete võtma sellist rolli kutse- või eriala arendustöös ja kui valmis te olete ja kui läbimõelnud te olete just nimelt selle õppimise poole, millest oli eelmisel slaidil juttu, kus tõesti meie vilistlane ütleb, et palun mõelge läbi, kuidas te seda 1,5 aastat läbite. Nii et ma loodan, Anneli, et see vastab teie küsimusele, kaalutud keskmine hinne siis ja see teisendatakse siis, siis punktide süsteemi. Niimoodi loetakse neid. Ja seda teeb õppeosakond, seesama, kes kontrollib kõiki neid dokumente, mis te esitate. Meie vastuvõtukomisjonid on sellel aastal 2-liikmelised ja nemad siis loevad ID-kavandeid ja hindavad neid siis niimoodi, et probleemi käsitlus võimalik on saada kas 1, 3 või 5 punkti. Informatsiooni kasutus, see on siis see, kui hästi te olete kirjandust viidanud või kasutanud oma probleemi püstituse juures, on samamoodi punktid on 1, 3 ja 5. Projekti visioon, missioon ja peamised tegevused, jällegi, kas need on olemas, kui realistlikud need on, kas need on tehtavad, 1, 3 ja 5 on võimalik hindeks saada. Koostöövalmidus, räägin ka lähemalt, aga põhimõtteliselt tähendab see seda, et siin tuleks juba mõelda ja rääkida läbi oma tööandjaga ja võimalusel ka kaasata veel näiteks erialaselts või õdede liit, kui tegemist on suurema arendustööga, et siin võiks näidata seda, et kas ma olen läbi mõelnud, kuidas see arendustöö ikkagi ellu saab viidud, sellepärast et üksinda ei tee mitte midagi ja töökohal midagi arendada nii, et teie juht ei tea, see on väga riskantne. Nii et koostöövalmidus tähendabki seda, et ma olen oma ideest rääkinud, ma olen rääkinud ka oma kolleegidega, kas see on tegelikult see probleem, mida on vaja lahendada. Ja siis kolmas või viimane on siis enesereflektsioon, see on seesama, et mida ma ikka alati ütlen, et ID-kavandis proovige iga selle teema kohta kas või 1 lause panna. Kui te ei kirjuta seda, kuidas ma ise näen ennast õppimas või seda arendustööd tegemas, kui te ei kirjuta isegi 1 lauset, siis ma ei saa ju panna teile 5 punkti, eks? Et ma tahan öelda, et selleks, et oleks võimalik hinnata neid asju, kirjutage midagigi.
nende kõikide teemade kohta, sest ei ole võimalik nii, et näiteks probleemi käsitlus on jube hästi ja siis ma panen 25 punkti kokku. Ei ole, maksimum 5 punkti saab selle teema eest. Kui mingi teema on käsitlemata, siis ei saagi punkte selle teema eest, isegi kui teised asjad on hästi. Ja ma olen tähele pannud, et kogu see aur läheb vot siin esimese poole peale ära. Aga koostöövalmidusest ja enesereflektsioonist mitte ühtegi lauset ei ole. Proovige kõige kohta kirjutada. Nii, ja vestlus siis on endiselt Zoomis. Ja nagu ma juba ütlesin, me vaatame siin siis seda teie sellist motiveeritust, aga ka arutluse, analüüsivõimet, üldse valmisolekut just nimelt juhtida või võtta sellist initsiatiivi ise ja kuidas te ikkagi olete läbi mõelnud selle õppimise perioodi. Idee kavand on 500 kuni 600 sõna ja see peaks siis sisaldama kindlasti autori nime, töö pealkirja ja aastat ja selliseid punkte. Probleemi analüüs ja valitud lahenduse põhjendus. Vot seesama osa on see, kus kohas ma saan väga hästi näidata, mida ma juba tean selle teema kohta, mida ma olen lugenud, milline teave on mul juba olemas, äkki on mingid artiklid juba selle kohta tehtud, kust ma võiksin leida, mida on juba selle probleemi lahenduseks toodud, millega ma saaksin ära põhjendada, et see probleem on olemas, ainult minu sõnast ei piisa, võib-olla mul on näiteks mingid aastaaruanded või mul on asutuse arengustrateegia, millele ma saan tugineda. Või on keegi näiteks uurinud seda probleemi ja ma saan juba viidata juba varem tehtud uurimistööle. Vot see on nagu see koht, kus te saate näidata seda, kui palju ja kui hästi te oskate kirjandust käsitleda, et põhjendada ära see, miks just see probleem vajab uurimist. Projekti visioon, missioon ja tegevused, see on põhimõtteliselt iga asja kohta täislause, eks ole, kuhu ma tahan jõuda, mis on selle asja kaugem eesmärk ja milliste tegevuste läbi ma jõuan või plaanin liikuda siis selle projekti elluviimisel. Ja nagu ma ütlesin, enesereflektsioon, väike lõik, kas või üks lause sellest, kuidas ma olen, mis on minu tugevused, mis on minu nõrkused ja kuidas ma neid nõrkusi, kuidas ma neid riske maandan, selle kohta võiks olla kas või üks sisutihe lause, aga hea kui lõik. Ja olge päris ausad siin, sest see ongi enesereflektsioon. Teil kõigil on oma tugevused, mida te saate ära kasutada õpingutes ja samas on iga teadlik ja ennast juhtiv õppija peab olema väga teadlik ka sellest, mis on tema nõrkused. Näiteks, et näiteks mina sageli viivitan tööde algusega. Ma tean juba, et see on mu nõrkus, järelikult ma pean planeerima selle töödega alustamise endale kalendrisse varem. Et sellised lihtsad asjad aitavad teil selleks õpinguks valmistuda. Jah, kindlasti siis on tarvis, kui te viitate kirjandusele, siis tuleb panna ka korrektsed viited. Kui te kasutate kellegi teise mõtteid, siis tuleb nendele viidata. Muidu on tegemist akadeemilise petturlusega ja korrektselt tuleks need siis ka panna kirjanduse loetellu. Kui te sõna-sõnalt kedagi tsiteerite, siis palun kasutage jutumärke. Ja väga oluline on selle kirjutise, mis ei ole ju pikk, korrektne eesti keel. Kui tunnete ise, et see vajaks ülevaatamist, siis andke kellelegi lugeda, kes oskab eesti keelt paremini, sest see takistab väga sisust arusaamist ja teinekord võib saada ka saatuslikuks.
Ning abiks vormistamisel on teil siis kõrgkooli kodulehel õppurite all juhendid ja seal on ka meie kirjalike tööde vormistamise juhend. Ja loomulikult siis on meil ka täienduskoolitus ettevalmistuseks. See täienduskoolitus minu meelest on registreerimine lõppenud, need on täis ja inimesed on ka ootejärjekorras. Me teeme seda lausa 2 grupile, selle vastu nõudlus oli väga suur. Ja või siis ka otsekontakt eriala mooduli juhiga. Ma kohe teile ka tutvustan neid vähemalt, et te teate, kellega võiks suhelda siis, kui teil on vaja abi sellel eriala teemal. Ja siin on siis, nagu ma ütlesin, väga kasuks tuleb, kui te oma erialakirjandust loete, aga väga vajalik oleks kindlasti ka Eesti õenduse ämmaemanduse arengustrateegiaga olla kursis, eriõe mõiste ja baaspädevustega, mis on avaldatud Eesti ões. Siis meil on magistrantide kogumikke juba 2 välja ilmunud. Need on teaduselt praktikale. Nad on mõlemad raamatukogu Estri süsteemis leitavad. Magistrantide teadusartiklite kogumik 1 ja 2. Sealt te saate näiteks ideid, mida juba on tehtud. Võib-olla on midagi, mida võiks jätkata. Võib samamoodi näiteks kõik meie arendusprojektid, mis on juba kaitstud, on leitavad raamatukogu Estri süsteemis. Pange üheks märksõnaks arendusprojekt ja siis nad tulevad kõik teile välja, võite kas või niimoodi otsida. Sest et jalgratast ei ole tarvis leiutada ja alati iga korralik arendus- ja uurimistöö lõpeb soovitustega, mida edasi teha. Nii et kui teil on mingid ideed, tutvuge nendega. Ja veel palus raamatukogu edasi öelda, et meie kõrgkooli raamatukogus on võimalik siis nendel kandidaatidel kasutada raamatukogu teenuseid. Sealhulgas on teil siis ligipääs teavikutele ja erinevatele elektroonsetele andmebaasidele. Et kui te tulete siia koha peale, te saate nõustatud, saate leida kirjandust, saate rahuliku nurga, kus kohas kirjutada, kasutage neid võimalusi, kui teie kool seda ei paku. Nii. Ja kuna siis dokumentide esitamine 10–28 juuni ja oluline on tähele panna, et 28. juunil kell 4 pannakse siis see dokumentide esitamise süsteem lukku. Vestlused toimuvad 8–12 juuli. Palun ärge sellesse ajavahemikku siis endale puhkusereisi planeerige. Aga meie teile seda konkreetset päeva öelda ei saa. Iga kandidaat saab siis sellel ajal, kui ta esitab selle avalduse, siis ta saab SAIS-i kaudu saab ta siis konkreetse kuupäeva ja kellaaja vastuvõtuvestluseks. Nii, ja vastuvõetutel nimekiri siis avaldatakse juba 15. juuli kella 4-ks hiljemalt ja see on SAIS-i süsteemis. Nüüd sellele järgneb ja on väga oluline, et te kinnitaksite ära, kui te olete nõus ikkagi tulema. Kui teile on võimaldatud tulla õppima, siis tuleb seda kinnitada õppeinfosüsteemis SAIS, sisseastumise infosüsteemis SAIS või e-posti aadressil vastuvõte@ttk.ee. Kui te seda sellel ajal ei tee, mis võib ka tõsi olla, et mõni inimene lihtsalt kandideeris mitmesse kohta ja otsustas teise koha kasuks, siis see koht läheb järgmisele joonealusele kandidaadile, kes on siis pingereas järgmine ja tema saab võimaluse sisse astuda. Ja avaaktus sellel aastal on juba 2. septembril. Infotunnid on ka juba 2. septembril, et 5. septembril siis juba õppetööks täielikult valmistuda. Ja kokkuvõtteks tõesti tahaks jällegi öelda magistrandi sõnadega. Kokkuvõtteks tahaksin öelda, ei ole olemas midagi,
millega inimesed toime ei tule, kui nad asja tõsiselt kätte võtavad. Ja nii on. Ja tutvustaksin siis lisaks endale ka seda, et meie õppekava on ainus ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on tegelikult hetkel ainus, kus kohas on mitte üks, vaid lausa 3 õendusteaduse doktorikraadiga inimest, kes on saavutanud doktorikraadi just nimelt õendusteaduses, terviseteaduste olulises harus. Ehk siis mina, meie rektor Ülle Ernits ja Ekaterina Steinmiller, et ma võiks tõesti öelda, et see on meie kooli uhkus ja au, et meil on just õendusteaduse doktorid. Aga nagu me teame, õendus- ja terviseteadused on interdistsiplinaarsed. Meie raudvarra kuuluvad ka teiste teaduste doktorikraadiga inimesed. On Merle Ojasoo, kes on majandusteaduse dotsent. Tema õpetab tõepoolest siis just nimelt seda projektijuhtimist ja kvaliteedijuhtimist ja aitab teil neid arendusprojekte planeerida. Meil on professor Merle Talvik, kes on sotsiaalteaduste valdkonnast tulnud. Tema õpetab teile uurimismetoodikat ja just selliseid kvalitatiivseid aineid. Ja meil on ka sotsiaalteaduste dotsent Taimi Tulva, kes on siis teaduslikuks toeks ka teie kodutööde tagasisidestamisel ja aitab hoida nii-öelda sellist akadeemilist joont ja taset siis teie kodutöödes. Aga me jõuame nüüd kõige olulisemate inimeste juurde, kõige olulisemate teie jaoks. Ja nii nüüd enne vastuvõtte kui ka kogu õpingute ajal ja need on erialamoodulite juhid. Marianne Anjon, meie esimese magistriõppe lennu vilistlane, vaimse tervise mooduli juht, vaimse tervise eriõde, väga pikaaegsete kogemustega vaimse tervise valdkonnas ja on liikunud samuti doktoriõppesse tänaseks ja just nimelt õendusteaduse doktoriõppesse ja samamoodi siis vaimse tervise valdkonnas on tema teema ja tema poole siis palun pöörduda, kui teil on küsimusi just nimelt vaimse tervise õe mooduli kohta või teil on küsimusi näiteks ideekavandi teema kohta. Ja Lili Parm on meie kliinilise õenduse mooduli juht. Ta on ka täna siin, ma näen, et ta on täna olemas, et kui kellelgi on kliinilise mooduli küsimusi, pärast täistundi me saame nendele vastuse anda ka kohapeal. Ja Lili on tõesti algusest saadik seda vedanud ja ta on endiselt ka töötav kliiniline õde, nii et ta on väga kursis kõigega, mis selles valdkonnas toimub. Angela Ensalu-Lind samamoodi, tema on terviseõenduse mooduli juht ja samamoodi hoiab kätt pulsil praktilises elus ja töötab siin moodulijuhina. Tegemist nii Lili kui Angela puhul on siis, ma arvan, et kõige kogenumate õppejõududega meie õppekaval ja Katre Sirel on intensiivmooduli juht ja tema kindlasti ei vaja tutvustamist neile, kes regionaalhaiglas töötavad, sest tema on regionaalhaigla õendusjuht ja seega ka algusest saadik seda moodulit vedanud, mis puudutab intensiivõendust ja kõiki neid õppejõude seal. Ja nendega saate te ühendust väga lihtsalt. Seesama nimi, punkt vahepeal, nimi, perenimi @ttk.ee ja te saate küsida konkreetseid küsimusi. Nii, aga nüüd mina olen lõpetanud täpselt selle täistunni
ma panen salvestamise seisma. Kutsun kõiki, tulge kindlasti vestlusele, tulge, esitage ideekavad, saame kokku, arutame neid asju ja kindlasti on see samm edasi. Ja